Tere! Välisministeeriumi mälusarja tänane külaline on naine, kes ilmselt pikka tutvustamist ei vaja. Ta on sündinud välismaal või Saksamaal ja elanud suure osa oma elust tegelikult teisel pool ookeani ja naasnud Eestisse siis oma esivanemate maale siis, kui Eesti taasiseseisvus. Tere, Mariann! No tere, Tiina! Et me teeme seda intervjuud täiesti muutunud maailmas, mida mõni kuu tagasi ei oleks osanud veel ette kujutadagi, et sina, kes sa oled põgenike laps ja elanud nii palju eemal Eestist, et kuidas sa kogu sellele olukorrale, kogu sellele sõjale ja mis on juhtunud agressioonile, kuidas sa kuidagi vaatad, mis tunded sinus tekivad? Hirmus kaastunne ja kurbus, aga tegelikult on niisugune kahetsus, et seda kõik oleks võinud ära hoida. Et mõeldes selle peale, kui palju võimalusi oli nüüd sellel ajal isegi, kui ainult Putin on olnud võimul, et teda pidurdada ja anda selge sõnum, et nii ei saa ja ei tohi hakata teisi riike üle võtma. Neid võimalusi on maha magatud ja iga kord, kui see on emb-kumb, siis lastud tal minna või löödud käega, et ärme nüüd praegu hakkame probleemitsema või väljendama oma sügavat kaastunnet ja muret selle olukorra pärast, aga mitte midagi rohkem me ei tee. See on andnud temale ainult tuult tiibadesse ja tõstnud tema isu. Et nii kergelt saab, võib ainult edasi minna. Et me oleme võib-olla liiga demokraatlikud ja liiga tagasihoidlikud, et ei taha nagu sekkuda ja öelda ja otse ja jõuga jõudu meie ju ei kasuta. Just. Ja jõudu ei olegi vaja, aga oleks pidanud palju varem panema paika iga sorti piirangud ja sanktsioonid. Neid asju oleks võinud palju parem ja varem teha, et mõjusam olla. Ma mõtlesin selle peale, et see muster, mida ma olen ise oma silmaga näinud kõik need aastad, kus ma töötasin seal, et aidata Eestit taastada oma iseseisvust. Et see muster on kordunud. Et kogu aeg näiteks ma nägin kõige rohkem Ameerika poolt, aga ma olen ka Saksa poliitikutega puutunud kokku. Aga kogu aeg oli see, me ei taha midagi hullemaks teha. Aga see mitte midagi tegemine ongi asju hullemaks teinud ja kahjuks on raske aru saada. Ja see, et me oleme demokraatlikud ja ei mõista, et teisel pool vaatab meil vastu väga vilunud KGB ametnik, kes on nüüd tõusnud kõige kõrgemasse positsiooni Venemaal. Mees, kes teab kõik nüksud ja igasorti liigutused, et mis teha, et meile puru silma ajada või oma jälge varjata. Me ei saa aru, et see on tegelikult nagu tegelemine mafiosodega. Seda võrdlust on toonud teised analüütikud, mina ei ole nüüd esimene, kes tuli selle peale, aga nii ta on ja nii me peame tõesti vaatama, et lootes, et küll ta saab aru ja küll, kui me lähme ja räägime veel üks kord ja ei tööta. Ei töötanud juba Gorbatšovi ajal, võib-olla natuke rohkem isegi töötas Gorbatšovi ajal ja ei tööta nüüd. Nii ta paraku on, jah. Et sa oled enda kohta öelnud, et olen Tallinnas elanud vanemate laps, sündinud pärast suure sõja lõppu Saksamaa põgenikelaagris. Sõitsid 4-aastaselt üle ookeani, läksid 6-aastaselt Ameerikas kooli, omandades inglise keele, aga samas on sinul ju eesti keel säilinud, sinu lapsed räägivad eesti keelt, et kuidas see sul õnnestunud on? Suur armastus Eesti vastu ja minu vanemate püsivus ja nende pingutused, kuigi see ei tundunud mulle, nagu see mingi pingutus oli. See oli normaalne. Kodus rääkisime eesti keelt, väljapool inglise keelt ja meil kodus ei olnud telekat. Kuni mu vanemad ostsid vist esimese telekaga, kui mina läksin ülikooli, nii et ma pääsesin kõigist sellest. Kui ma tahtsin midagi näha, et natuke kursis olla, et millest teised lapsed räägivad, siis ma nägin neid saated oma sõprade juures, Ameerika sõprade juures.
aga minu õnn oli see, et esimene koht, kuhu mu vanemad said tööd pärast, kui nad olid läbinud kõiksugused screeningud ja tervisekontrollid ja kõiksugused puuringud ja olid leitud, et nad on kõlbulikud siis Ameerikasse minema. Ja see oli ka tänu Trumanile, kes laiendas seda kvooti, kus sai rohkem Ida-Euroopast ja üldist Euroopast inimesi tulla Ameerikasse. Nii et selle all meie siis pääsesime sinna. Et esimene peatus oli farm Ohios. Ja seal, ma ei tea, kuidas saatuse näpp, aga minu elus on palju läinud niimoodi, et ma olen olnud õigel kohal, õigel ajal ja õige asi on juhtunud. Ja selles farmis elas üks teine perekond. Nendel oli mitte see farmi omanik, nad ka töötasid seal. Ja selle perekonnal oli üks laps, üks 4-aastane tüdruk. Mina olin 4-aastane tüdruk. Me mängisime koos. Siis teil oli hea võimalus niimoodi koos mängida ja koos olla. Ja mina õppisin niimoodi, ma õppisin inglise keelt. Et kui ma lõpuks siis kooli läksin sinna esimesse klassi, inglise keel oli selge. Aga kuidas sa oma lastel suutsid selle keele alles hoida, sest nad ju mõlemad räägivad väga head eesti keelt ja poeg on, sul elab Eestis ja tütar ka praegu, et kuidas sul see õnnestus kodus? See õnnestus see sama rutiin, nagu minu vanematel oli. Aga mul oli natukene raskem, sellepärast neid oli 2 esiteks ja kui on 2 last, siis nad tulevad koolist koju ja omavahel kipuvad edasi rääkima inglise keeles. Aga nad olid mõlemad nagu väga võtsid seda normaalselt, et eesti keelt räägime me kodus. Väljapool räägime inglise keelt. Ja üsna alguses muidugi, kui nad pisikesed beebid, nad ei kuulnudki eriti väga palju inglise keelt, aga siis ma hakkasin mõtlema, et midagi peab nüüd tegema, et eesti keel tundub nendele nagu mingisugune salakeel, meie oma perekonna niisugune salajane kood isegi, et nad peavad aru saama, et on rohkem inimesi, kes vestlevad eesti keeles. Ja siis, kui ma võtsin need kaasa, me käisime juba siis piketeerimas ja demonstreerimas ja meeleavaldustel, siis lõpuks ma pidin poisile, kes oli siis umbes 3-4-aastane, ma pidin tal riputama kaela sildi, räägi minuga eesti keelt. Sest paljud täiskasvanud eestlased seal arvasid, et no ja lapsed siin sündinud, nad enam ei oska, et no ma kõnetan teda inglise keeles. Vale. Ja niimoodi sai sellest probleemist üle ja nad said natuke laiemalt, aga nad eriti kunagi ei puutunud kokku lastega, kes rääkisid eesti keelt. Kuni nad läksid Baltimore'i eesti kooli, kus ma siis panin nad üks täienduskooli, laupäeviti vedasime siis sinna Baltimore Eesti kooli, no ikka 1,5 tundi sõita sealt, kus me elasime, aga oli seda väärt. Poiss õppis grammatikat ja teab seda palju paremini kui mina kunagi õppisin, sest mina ei ole õppinud Eesti koolis. Minul on kõik, mis ma õppisin lugemisest ja ema põlve juurest, eks ole. Aga ja teine asi, mis väga palju aitas keele hoidmist, on meil perekonnas meeldib lugeda, me kõik oleme suured lugejad. Ja see, et me saime kontakti sugulastega Eestis ja üks parim asi, mis nad said meile saata, oli lasteraamatud. Nad esiteks ei kaalu väga palju ja nad on nii kasulikud, nad on kulda väärt. Enamus need raamatud ma kinkisin siis Baltimore Eesti kooli, kui nad olid suureks kasvanud. Nüüd on natuke kahju, mõned olid üks klassikad, aga siit saab nüüd Tartu või sealt Niguliste kiriku üle tee on üks raamatupood, kus on ka palju vanu Eesti. Raamatukoi on jah selline koht, kus saab palju häid raamatuid, et aga sa oled lõpetanud Toledo ülikooli raamatukogu teaduses, töötanud Washingtonis kongressi raamatukogus kataloogiana, seejärel ka õppejõuna Toledo ülikoolis, et ilmselt oleksid sa võinud ju jätkata seda õppejõuametit või teha teadust või kuidas juhtus nii, et sa hakkasid hoopis selle poliitikaga tegelema ja sellist Eesti vabaduse eest võitlema? Eesti vabaduse eest ma võitlesin terve oma elu, alustades sellest, kui ma olin 10-aastane. Võitlemine vabaduse eest oli nagu meil kõikidel kohustus, ükskõik mis tööd sa tegid,
ikka sa pidid leidma aega selleks. Näiteks minu mamma ja papa olid väga usinad. Ema käis meesteklubides nagu need Rotary'd ja need, nagu me tunneme Eestis nüüd, kirikutes rääkimas Eestist ja mis kommunism teeb, kui ta võtab sinu väikse riigi üle ja hoiatades, et vabadus on väga kerge kaotada. Ta võttis julguse kokku, ta inglise keel ei olnud nii perfektne, aga oli ikka väga hea ja rääkis oma juttu ära, võttis mind tihti kaasa julgustuseks. Noh, kena väike tots seisab seal kõrval, no siis on nagu lihtsam see asi. Papal oli alati midagi taskus Eesti kohta, kas siis tikutopsid, mida ta oli saanud Esto festivalil, kus oli Eesti kaart peal. Ja kui keegi küsis, oi, kui huvitav aktsent teil on. Oh, I'm from Estonia, eks ole, ja kohe annab selle tiku ja tikudoosi ja kohe kinnitab seda väikest kontakti. Nii et seda saab teha niimoodi, ta ei pea töö sul olema, et toetada Eestit ja tuua see esile ja isegi tänapäeval on see nii. Aga see raamatukogundus oli niimoodi, et me ei olnud veel lapsi. Elasime Washingtonis mu esimese mehega ja siis teda saadeti Vietnami. Ja mul oli vaja töökoht, ma ei saanud lihtsalt kodus istuda ja nerveerida oma väikses korteris. Ja vanemad olid kaugel, olid Ohios, mina olin seal Washingtoni külje all, Virginias. Ja siis hakkasin tööd otsima. Ameerika hääl ei soovinud mind. Mu grammatika ei olnud küllalt hea. Aga siis Eesti maffia, nagu ma kutsun neid, need prouad, kes töötasid kongressi raamatukogus. Nii et siis hakkas mul rääkima, et tule siia kongressi raamatukogusse, et sul on keeled, küll nad võtavad sind. Ja võtsidki. Nii et see töökoht tuli enne, kui seda haridust ma sain sellel alal. Ja kui siis see mees tuli tagasi, siis kolisime tagasi Ohiosse. Seal oli jälle saatuse sõrm, ülikool oli täpselt üle tee meie korterimajast. Läksin siis ülikooli, tegin oma selle mitte doktori, kahjuks mitte, magistri ära. Ja siis muidugi jäin edasi seal ülikoolis, ma olin õppejõud. Aga ma korra põikaks tagasi sinna sinu sellise tüdrukupõlve aegadesse, et kui toimusid need Ungari sündmused, et sul on sellega seoses üks väga tore lugu, et räägi. Kuidas sa kirja kirjutasid, kui toimus see tungu? No see 1956 on, nagu inglise keeles öeldakse, minu elus oli defining moment, nagu niisugune pöördeline moment, kus ma olin 10-aastane ja vaatasin, kuidas mu vanemad kuulavad raadiot, iga väike lible informatsiooni, mis tuli. Mäletad, meil ei olnud telekat, me vaatasime raadio kaudu. Ja siis ma olin nii liigutatud sellest ja pluss see nüüd tuli selle peale, et ma teadsin, mul on vanaema Eestis, keda ma pole elus näinud, me ei teagi, kas ta on elus või surnud. Ja kõik need jutud Eestist, kui kena armas riik see oli. Ja mina ei olnud ainukene, mina olin laps, aga nemad olid kõik need pagulased, kes olid Ameerikasse sattunud, ükskõik mis maalt nad olid tulnud. Balti riikidest, Tšehhoslovaakiast, Ungarist, ükskõik. Kõik elasid kaasas, nemad arvasid, et nüüd ometi maailm ei lase seda asja minna. Julged ungarlased näitavad teed ja rullitakse kõik see kommunism tagasi ja see raudne eesriie langeb. No kahjuks ei läinud nii. Ja kui ma olin juba siis 12 aastat vana, siis ma olin väga ärritatud, Ma olin väga ärritatud, et üks suurim ajaleht Ohios, Cleveland Plain Dealer, oli üks artikkel ühe mehe poolt, kes siis kuidagi halvustas Ungari vabadusvõitlejad, et nad ei olnud nagu küllalt viisakad või ma ei tea. Ja mina oma lapse silmaga lugesin seda ja ärritusin ja siis 12-aastaselt ma kirjutasin väga vahva kirja varsti.
ja saatsin lehele ära. Mustand jäi koju, mu ema, kes hoidis iga väike asi, mis ta tütrega tegi, hoidis seda mustandit alles ja nüüd ma aastad hiljem leidsin, ma mäletasin, et ma tegin seda, aga ma ei teadnud, et kirjast tuli mingi jälg. Aga mis sa siis kirjutasid? Sa olid väga pahane? Ma olin väga pahane ja mul isegi tuleb meelde see algus, et härra Winkler, teie istute seal oma mugavas tugitoolis ja teil on väga hea kritiseerida oma vaateväljast, mis on väga piiratud ja midagi niimoodi edasi. No lehte see ei läinud. Aga sina said südamelt ära öelda. Jaa. Aga ta oli väga õige. Aga sa oled, tähendab, 70-ndad olid üldse hästi pöördelised ajad, nagu sa oled ka oma raamatus kogu südamest, mis sul siin kaasas on kirjutanud, et mismoodi see avaldus, et see 70-ndate pöördelisus sinu jaoks? No mitmed asjad juhtusid. Üks oli see, et oli niisugune tunnetus tekkinud meie väliseestlaste ühiskonnas mõnede inimeste poolt, mitte kõikidel. Aga et asi on nii kaua kestnud. Ungari läks mööda ilma, et midagi oleks juhtunud. Tšehhi sündmused läksid mööda ilma, et maailm midagi tegi, et no peame leppima, et me jäämegi sinna Nõukogude Liitu. Ja siis tuldi isegi välja sellise teooriaga, et nüüd peame taotlema hoopis, lõpetame ära mitte tunnustuspoliitika ja taotlema hoopis satelliitstaatus nagu Ungaril ja Poolal ja nendel on. No see siis tekitas furoori meie oma ühiskonnas ja enamus inimesi ei pooldanud seda seisukohta. Ja siis juhtuski, mis haakus väga selle sama eestlase poolt välja pakutud teooriaga oli, et Austraalia kavatses ära lõpetada mittetunnustuspoliitika. Mittetunnustuspoliitika on see, mis ma ütlen, see vundament, mille peale meie taas iseseisvumine on ehitatud. Ilma selleta meil ei oleks seda juriidilist rahvusvahelist õigust nõuda okupatsiooni lõppu ja iseseisvuse taastamist, mitte uue riigi loomist, aga vana riigi taastamist. Ja sellepärast Eesti on nüüd üle 100 aasta vana. Muidu ta oleks on mingi 30 aastat praegu, eks ole. No see oli jah, see asi ka, see aeg taas iseseisvumise ajal oligi ju hästi palju vaidlusi just nimelt selle üle, et kas uus või taas. Aga 70-ndatel see tuli ikka ette päris palju ka poliitikas, sest meil oli Ameerikas oli ka niisugune detente poliitika, mis no jah, et peame läbi saama ja need Balti riigid on ka kuidagi siin tülikad oma nõudmistega ja siis oli Austraalia järsku selgest taevast hakkab lõpetama ära mittetunnustuspoliitika. Praktiliselt kõik lääne demokraatlikud riigid hoidsid sellest kinni vähemalt suuliselt. Nemad hakkavad ära lõpetama. Ja see oli 1973 või 4, ma ei mäleta nüüd täpselt. Ja ikka pidi 4 olema vist. Ja siis oli esimene niisugune suur piketeerimine, kus ma siis osalesin Washingtonis. Mind ei olnud inimesed nagu märganud seal. Keegi ei kutsunud eriti kuhugile need Eesti Balti asjad. Ja siis oli vaja kõiki inimesi. No siis läksime piketeerima kindlasti esimene kord ajaloos, kus Austraalia saatkonna ees Washingtonis on nüüd inimesed piketeerimas ja meil oli see tore mõte kellegi, et üüriti kangaruu kostüüm, kus seal kostüümiärides saab iga sorti asju üürida seal. Et no see oleks tähelepanu äratanud, aga kahjuks oli liiga väike, ei mahtunud ühelegi inimesele selga, aga pea sai kasutatud ikka. Ja mul oli siis isegi Christopher, minu poeg oli kaasas seljakotis, ta oli väike beebi. Nii et tema osales juba siis beebina. Nii et selles mõttes oled sa läbi elu kogu aeg ikkagi seisnud ühe ja sama ja kindla asja ehk Eesti riigi ja meie vabaduse eest.
et kui me räägime Balti küsimusest USA poliitikas, siis 80-ndail oli see omamoodi kõrghetk, et millele aitas kaasa ka president Ronald Reagan, kui ta kirjutas 82. aastast alates iga aasta juunis alla Balti vabaduspäeva deklaratsioonile. Et samas võib ju öelda, et see tegelik initsiatiiv tuli kongressist ja see ilmselt on ka nüüd see, mis on nii sinu kui sinu toonaste kaaslaste sellise pideva ja katkematu tegevuse tulemus, et on nii? Nojah, võib tõesti ütelda nii. See idee tuli, et võtta üks väga kurb päev, mis oli siis see küüditamise tähtpäev ja teha sellest midagi optimistlikumat, tulevikku vaatavat. Ja hakkasime siis kongressis sellest rääkima ja lõpuks kellelgi tuli, meil oli ka üks niisugune komitee, kes olid kongressmenid, kes toetasid Balti riikide algatusi ja olid nagu väga kursis sellega. Ja selle niisuguse komitee alusel siis loodi tekst, mis võis sobilik olla selleks päevaks, 14. juuniks ja kutsuti seda siis Baltic Freedom Day, Balti vabaduse päev. Ja esimene kord, kui see läbi läks kongressist, siis tavaliselt on president, kes kirjutab alla niisugustele resolutsioonidele ja avaldustele. Alati nad ei võta neid käsile niimoodi avalikult teha või vaikselt teevad. Aga seekord 1983 oli siis väga-väga pidulik vastuvõtt Valges Majas, kus ta siis kirjutas alla sellele resolutsioonile ja me olime siis kutsutud Balti Ameerika esindajad igalt poolt üle Ameerika, enamus kõik tulid. Ja see oli ikka tõesti väga suurejooneline üritus, sellepärast, et me olime nii palju seal väljast pool seda maja piketeerinud ja näidanud. Nüüd olite sees. Eks ole, ja nüüd järsku pidulikult tuleme uksest sisse. Seal üks sõjaväe mingisugune kvartett mängis ilusat Chopin või Mozart või midagi, kui me sisenesime. See oli nii pidulik ja ilus. Rikkalik toidulaud seal, mitte mina ei proovinud ühtegi suutäit, sest ma kartsin, et keegi tähtis võib tuppa tulla ja ma pean temaga rääkima. Et ei sobi, kui mul on mingi shrimp või midagi suus ja ma ei saa. Ja oli ka väike lootus, et me kõik saame näiteks presidendi kätt suruda. Aga seltskond oli liiga suur. No siis alguses olime seal vastuvõturuumis, kus siis toidulaud oli, muusika mängis, omavahel vestlesime, mõned kongressimehed ja senaatorid tulid juba, nendega räägitud ja mul olid ikka asjad kaasas, et midagi jagada välja. Ja meil oli ikka veel poliitvangid sel ajal ja mul olid kaardid trükitud seal Mart Niklus ja need teised, kes istusid veel treillide taga kuskil Siberis. Ja siis tuli aeg minna sinna teise tuppa, kus siis see allakirjutamise tseremoonia on. Me olime ka korraldanud väga kavalasti, et üks ilus väike Eesti tüdruk andis siis presidendile kimplilli. No see on Ameerikas ei ole eriti harjumuspärane, et meestele antakse lilli. Ja see oli, teda liigutas väga, see oli väga ilus. Ja siis kirjutas alla ja väike kõne ja vist olid seal tema need põhilised resolutsiooni sponsorid, kongressmenid ka võtsid sõna ja meie kõik istusime niimoodi toolidel ja siis oli see moment, et kas ta nüüd annab võimalust, et kätt suruda, ei, läks ikka nagu välja. Aga mitte ei rutanud välja, aga oli väga kõik soliidne, aga oli näha, et ikka seal oli mitusada inimest, et ta ei jõua. Ja see oli siis esimene niisugune tseremoonia paljudest. Oli ka siis ikestatud rahvaste aastapäevad tseremooniad, mis olid ka Valge Maja Roosiaias, nii et need võimalusi
käia Valges Majas oli päris palju. Samas hakkas 80ndate lõpul lääneriikides levima ikkagi see suhtumine ja seda ka siis USA-s, kus päris selgelt see nagu välja hääliti, et ärge kõigutage paati. Et hakati nagu mõtlema, et mis nüüd juhtub, et tuleb Gorbatšovi kaitsta ja nii edasi. Ja see hirm, et Eesti, Läti, Leedu on liiga valju häälsed, et kuidas need suhtumised muutuma hakkasid? No need muutused administratsioonis ja mitte kongressis nii palju. Need, kes olid meie sõbrad seal, toetasid ikka endiselt ja leidsid, et see on väär poliitika. Nii et see oli alati meil see kindel baas. Kongress, senat, need on valitud ja vähemalt otse kohe vastutavad oma valijatele. Ja me mängisime kogu aeg selle peale, et meil on 1 miljon Balti ameeriklast, no tänu leedulastele meil oli. Aga no mis see loeb, kes me oleme. Ja kokku siis teiste ikestatud rahvastega meil oli ikka väga palju inimesi, poolakad ja tšehhid ja ungarlased ja kõik muud. Nii et see lobi oli meil ikka küllaltki suur ja tugev ja me olime aktiivsed. Kirjutasime, õiendasime, külastasime neid kontorid. Ja kõiki neid asju saab teha viisakalt ja mitte peale käivalt ega peale tükkivalt, mitte agressiivselt, aga niimoodi, et sa võidad sõpru. Ja meil oli alati see hea asi, et meie see Eesti, Läti, Leedu taasiseseisvumine oli niisugune õilis, ilus siht. See ei olnud mingisugune agressioon. See oli lihtsalt andke meile tagasi, mis oli meie oma õigustatult rahvusvahelise seaduse all. Nii et me saime sellest üle, aga need tendentsid liikusid niimoodi väga palju akadeemikute hulgas ja oli mõni akadeemik, kes oli nüüd sovietoloog. Ja nende huvides oli muidugi, et Nõukogude Liit püsib koos. Et mis te seal kõigutate ja rikute minu hea töökoha ära, kus ma analüüsin, et kas on pistrikud või tuvikesed Kremlis. Tõepoolest uuriti seda doves and hawks in the Kremlin. Ja isegi siis usuti, et no jaa, need inimestega saab ikka rääkida ja nad on ikka nagu meie ja nad ei ole. Nad ei ole, see on näha nüüd nagu veelgi enam kui siis. Nii see on jah, paraku. Aga sa olid Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides asepresident ka aastatel 1986 kuni 1992. Et kui palju oli sinul kokkupuuteid Ernst Jaaksoniga, kes ju kandis meie Eesti riigi järjepidevust Ameerikas aastakümneid ja aastakümneid? Tema oli New Yorgis ja meil nagu mõned inimesed teavad, Eestil ei olnud saatkonda Washingtonis isegi esimese perioodil, kui me olime iseseisvad. Kokkuhoidlikud eestlased vaatasid, mis me siin Kolka linnas oleme, et oleme New Yorgis. Nii et teda ma ei näinud väga palju, aga ta oli väga soliidne, väga haritud. Ta oli diplomaat ja mina olen ikka niisugune tänava peal lippudega inimene. Nii et ta võis mõtelda võib-olla, et ma ei tea, mis ta minust arvas, mina arvasin, ta oli gentleman ja ta oli vahest kaasas, kui oli selline kohtumine, kus oli kõrge Ameerika poliitik, et siis oli nagu soliidne ja hea, kui on ka ametlik diplomaat. See aitas, et mul oli see Välis-Eesti organisatsiooni asepresident, visiitkaart ikka midagi oli. Ja niimoodi nad üldse võlusid mind, et kandideeri sinna, et sa saad siis natuke rohkem staaži endale, kui sa räägid kongressis. Aga tema oli meil kaasas näiteks, kui oli meil kohtumine Dan Quayliga, kes oli siis asepresident ja see oli väga niisugune julgustav ja rõõmustav, et see järjepidevus, seda me saime jälle joonida alla, et see on see sama Eesti Vabariik ja vaadake, see härra, kes on seal sündinud Lätis ja teinud diplomaatilist tööd ka praktilist oma terve elu. Ta on elus, ta on siin
riik elab, tema elab ja need on teisigi. See on see järjepidevus ja hea tõestus selle kohta, mis on olnud ja et mis tegelikult ju võiks olla ja peaks olema, et mis lihtsalt ära lõhuti. Jah, ja seaduse vastaselt lõhuti ja see ongi, mis me kogu aeg rõhutasime. Meil ei ole relvi, meil on seadus. Seda me rõhutame ju ka praegu ja see on tegelikult hästi oluline, et me püsime seaduste piires ja järgime neid. Aga kõneldes nüüd sinu esmakordsest Eesti külastusest, et siis 40 aastat pärast esimest ookeanireisi läände, kui sa koos vanematega läksid Ameerikasse, tulid sa siis Eestisse. Ja sa tulid Eestisse mitte turistina, vaid USA eestlaste ühe esindajana Eesti kongressis, et toona sul oli vaja ju taotleda ka viisat, et mis tunded sind valdasid, kui sa Eestisse tulid või kuidas see esimene külastus sinu jaoks nagu möödus? Oi, see oli väga huvitav ja väga vahva tegelikult lõpuks. Aga ma ei olnud kunagi tahtnud seda viisat küsida, et lihtsalt lõpureisiks tulla Eestisse. Näe, kui tore siin kõik on. Mul oli vaja tõeline põhjus ja seda andis Eesti Kongress. Et minna ja teha midagi tõelist ja selleks, ma alandan ennast ja küsin selle viisa. Aga see reis Eestisse oli seotud iga sorti viperustega ja probleemidega, sellepärast me kogunesime, meie Eesti grupp kogunesime Stockholmis, et sealt edasi lennata Eestisse ja meil oli nõupidamine, pressikonverents ja siis hakkasid levima jutud, et osa inimesi ei ole viisasi saanud ja mõnedel võib veel ära võtta ja juhtuski nii, et olid tühjad kohad Eesti Kongressil, kus inimesed, kes pidid tulema, ei olnud kohal. On sul ka meeles, kes need olid? Ma võiks enam-vähem ütelda, kui ma nüüd neid pilte vaatan jälle, aga praegu üks, ma tean, oli üks Ameerika senaator, kes tahtis tulla. Aga see foto on täitsa väga kõnekas. Aga mis oli minu tähelepanek, et huvitavad need, kes ei saanud viisat, olid eranditult mehed. Kõik naised said oma viisad. Kas naised on usaldusväärsemad? No ma arvan, et nad arvasid, et ne ei pea neid kartma, sest ma nägin hiljem 92. aastal, kuidas nad käitusid ühe oma sekretäriga seal Vene saatkonnas. 2 meest räägivad ja see naine on seal kõrval nagu mitte kui midagi, eks ole. Ja see on ikka hoiak. Võib-olla nad seda arvasid. Igatahes niimoodi läks läbi. Ja me pidasime koosolekut, nagu ma ütlesin, Stockholmis ja otsustasime, et me lähme ikka, kui me maandume lennujaamas, mina pakkusin muidugi nagu olen, et me jääme sinna lennujaama istuma, kuni nad tassivad meid ära, kui nad ei luba meid maale. Teised olid, oi tea, kas me niisugust asja võtame ette. Ma ütlesin, rahulikult istume. Sel ajal oli ju veel moes need sit-in strikes, et istumistreigid ülikoolides ja nii. No nii, õnneks ei juhtunud, saime sisse, aga ma mäletan, et lennuki peal hoiatati. Ja see on nüüd lääne lennuk, eks ole, kas ta oli Finnair või oli ta SAS. Et nüüd me saabume sinna Eesti territooriumile või Nõukogude Liidu territooriumile, ärge pilte teha, piltistamine aknast on keelatud. No, muidu ma oleks muidugi hakanud pilte tegema kohe trotsist, et mis lääne lennuk keelab mind. Aga ma otsustasin, ei, jätan kaamera käekotti. Et see reis on liiga tähtis, et nüüd ühe väikse lolli pildi pärast nüüd seda riskeerida. Ja jõudsin kohale ja siis oli nii vahva näha, kõik need inimesed vastas seal, kui me saime bagaaži sinna ruumi, et kohvrid kätte saada, siis sealt nurga tagant nägid, kus inimesed seisid. Mõned tuttavad näod ja mõned võõrad, aga lilled ja no, oli nagu niisugune tõesti meelt ülendav tunne, et me saime sisse ja nüüd saame edasi minna ja tegutseda. Sa kolisid päriselt Eestisse juba 93. Et kuidas need elumuutused ja kogu see kolimine ja uus elu Eestis, et
kuidas see kõik algas? No see algas sellest, et ma kohtasin ühte Eesti meest. Mul oli endal abielu läinud lõhki. Ja samal ajal nagu jälle minu ellu tuli õigel momendil õige inimene ja see oli Tunne Kelam. Et kui Vardo Rumessen rääkis mulle, et on selline inimene nagu Tunne Kelam, et te peate tema kutsuma siia ja ta on nii hea ja väga tähtis juht meil ja ma küsisin ta käest, et kus see Kelam on siis vangis istunud. Ta ei ole olnudki vangis. Ja siis ma pärast hakkasin mõtlema, kui imelik. Need väärtused on tagurpidi pööratud. Et see on nagu garantii, et inimene on õige inimene, et ta on istunud vangis. Kõlab jah kuidagi. Tavaliselt normaalses elus ei oleks üldse mingisugune hea asi. Aga seal oli, et sa oled julge olnud ja seisnud oma tõekspidamiste eest. Just. Aga kuidas sa Välisministeeriumisse tööle sattusid? Et see 90ndate algus oli ju see aeg, kus kõik algas nii-öelda uuesti, kõiki asju ehitati üles ja Välisministeerium oli väike ja seal ei olnud ju ei arvuteid suurt midagi, mõned vist olid, aga pastakad ja pliiatsid ja selline väike kaaskond, et kuidas see algus seal oli, kui sa läksid? No ta nii hull ka ei olnud. Ma läksin Välisministeeriumisse, kuna jälle oli mul vaja töökohta. Ja siis jälle niimoodi loogiliselt vaadates, kus mu oskused on ja keeled, värgid, pressiteated, siis tundus nagu see võiks olla õige koht. Siis oli välisminister, oli Trivimi Veliste, vana tuttav ja nad siis palkasid mind. Aga ma olin vahepeal abiellunud Tunne Kelamiga, ma olin tundnud oma lapse, oma tütre, poeg ja ülikooli. Oma tütre ja oma koeraga siis Eestisse elasime Keila-Joal ja sealt pidi siis iga päev sõitma linna, mis oli päris niisugune tükk ettevõtmist, kui mina on inimene, kes on harjunud 16-aastaselt sain sõiduluba, et ma olen harjunud ise sõitma ja tegutsema ja seal ma olin ei olnud autot ja olin ikka väga, see oli minul rohkem ahistav kui need töötingimused. Tööl oli see, mul isegi oli arvuti, nii et ei olnud hullu midagi. Ja mul olid väga head kolleegid. Jüri Arussoo oli see, kes nagu andis mulle näpunäited ja juhtnööre ja teisi mitmed. Ja kohe ma nägin, et meil on puudu niisugune asi nagu internet. Et millegi pärast Välisministeerium sai selle interneti asja pärast Riigikogu isegi minu meelest oli täitsa imelik, võib-olla ma eksin. Aga siin aitas jälle väga David Mardiste, jälle üks väliseestlane Austraaliast, kes oli rahu tema hingele, oli tõesti väga vahva mees ja ta tegi selgeks, kuidas meil on väga vaja seda elektroonilist sidet maailmaga, eriti Välisministeeriumis ja no siis saime, kui me saime meilid, siis oli nagu uus maailm avanes. Aga alguses olid inimesed, kes ei olnud harjunud arvutitega ja mõni kolleeg kirjutas oma pressiteated käsitsi välja ja siis toksis arvuti sisse. Mina olin juba Ameerikas oma vana Macintoshiga õppinud selle ära. Siin ma pidin jälle õppima see Windows ja kõik need. Mul on ikka vana rutiin on alati tähtis, kui need tehnilised asjad, aga no sain hakkama. Ja siis oli Välisministeeriumis oli väga hea koht töötada, palju välismaa kontakte, palju telefonikõnesid tuli, kus inimesed tahtsid midagi teada. Ja oli ka see, et ma kolisin seal majas vist 3 korda, oli remont pidevalt. Ja iga kord oli ta nagu kõrgemale kuidagi läksin, aga vaade oli mere peale, nii et ma nägin, et mere pealt hakkab jälle udu tulema, kus me päike on. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas käisime palka ära toomas sularahast, oli üks luuk seal kuskil müstilise trepikojas, kus
sellel korrusel ei olnud õiget nummert, kus see rahaluuk oli. Ja mis meil veel oli huvitav oli, et ükskord ma ei mäletagi, miks ma läksin alla terve tee keldrisse. Ja mida ma seal avastan? Ühes suhtelises hämaras tööruumis Lenini pilt veel seina peal. See on 93. Nii et on üks õudusfilm inglise keeles What Lies Beneath. Et mis seal all on peitu. Ja seda on meil ikka peidetud inimeste mõtlemises, inimeste hirmudes. Siin on Imbi Paju kirjutanud niisugused fantastilised raamatud selle kohta, kuidas hirm on meid kamitsenud. Hirm on vist jah see, mis on inimestes väga palju sees toonastest aegadest ja need tänased sündmused ja praegune aeg toob need jälle pinnale. Väga. Aga sa tulid toona pressi esindajaks, kuidas oli sinu koostöö ministriga, kuidas te neid pressiavaldusi tegite, kuidas pressikonverentsi, et räägi natuke sellest. Pressikonverentsid olid väga vahvad. Mina ei olnud alati see, kes juhatas, aga kui oli, siis mulle meeldis väga seda teha. Pressikonverentside ajal minu tähelepanek oli, et Eesti ajakirjanikud ei küsi piisavalt. Ja siis mõned olid nagu julgemad, ootasid, kui pressikonverents on läbi ja siis tormasid jälle juurde, kui see asi on läbi, et kõik ei kuule nende küsimusi. Nii et see oli pettumus. Ma olen sama asja näinud, kui ma olen koolides esinenud. No, on teil küsimusi? Vaikus. Minu väga lemmik ütelus eesti keeles ongi, et küsijale suu peale ei lööda. Aga kas teil ei ole see hirm, ma lihtsalt mõtlen ka enda ajakirjaniku aja peale tagasi, et võib-olla mingil hetkel alguses tekkis ka see mure, et ma esitan küsimuse, aga järsku see on nii rumal küsimus. No jaa, muidugi. Sellest tuleb lihtsalt üle olla. Tegelikult ei ole olemas rumalaid küsimusi, kõike võib küsida. Ja nii ma olen nendele koolilastele ka rääkinud, et küsige ükskõik mis. Sellepärast, et mina esiteks ei ole kuri tädi ja teiseks, kui sina küsid, siis sinu kõrval on kindlasti keegi teise poolt juba on keegi, kes on väga tänulik, kes sa küsisid. Ta sai midagi teada tänu sinu julgusele. No siis hakkasid ka küsima. Aga see oli siis üks tähelepanek. Neid ma tegin koos Jüri Arusooga väga palju, sest et minu eesti keele grammatika nagu teada on puudulik ja tema parandas mu eesti keelt, kui oli vaja. Inglis keeles muidugi ma parandasin teiste inimeste omi ja sellega sain väga hästi hakkama. Ja mul oli alati kahju, et minu käest nii vähe küsiti ingliskeelse lausete või sõnade kohta. Ma hea meelega annan informatsiooni ja ma olen proovinud küll mitte kunagi olla kuri ega üleolev, aga vaat ei küsitud eriti. Ja vahest mõned jämedad vead läksid läbi, mis oleksin ära hoidnud, kui ma oleks teadnud. Aga see töö oli muidugi huvitav, sest minu ajal oli, kui ma seal töötasin, mul oli 4 välisministert. Nii et oli Veliste, siis tuli Jüri Luik, kes oli ka omamoodi väga hea ja väga väljapaistev, kuna ta oli nii noor. Et väliskülalised olid kõik imestasid, samas tal oli see gravitas, eks ole, et ta ei ole niisugune poisinolk. Ja siis oli Riivo Sinijärv oli ja Siim Kallas oli väga avatud sellele, et ma pressiesindajana olen temaga kaasas, kui tal on kohtumisi väliskülalistega ja see oli mulle väga tore. Et ükskord ma arvasin, et võib-olla ma täna ei tule, et mu soome keel on nii nõrk, aga ta ütles, tule ikka. Ja muidugi ma sain sealt küllaltki palju informatsiooni, et teha pressiteate. Aga kui palju olid
teil toona suhtlemist välisajakirjanikega, sest noh, ma kujutan ette, et 90ndate algus, kui Eesti taasiseseisvus, siis see huvi Eesti vastu tohutult kerkis ju tegelikult, et kuidas see suhtlus sul toimis? See toimis tihedalt ja tihti oli vaid üks telefonikõne, aga vahest tuldi isegi Eestisse, see oli väga tore. Nendele sai väike ringreis korraldatud või et nad said midagi pildistada või niisugused pikantsed, markantseid kohti vaadata nagu Paldiski. Ja olenes, mis need üritused olid, eks ole, siis tuli vahest rohkem, kui mingisugune Lennart Meri midagi võttis ette, et siis temal oli ikka nagu palju välismaa ajakirjanikke ka kaasas. Aga see vahetevahel mu käsi nagu ei tahtnud võtta telefoni vastu, kui oli jälle kordne niisugune kõne. Et tere, ma olen see ja see saanud kas San Francisco ajalehest või mis igas. Et miks te nüüd ikka kiusate neid vaeseid venelasi? Et see propaganda, mis meid on jälitanud kõik need aastad, mis on Venemaa poolt alustatud ja sisse söödetud, on ikka väga visa kaduma ja see on nende jaoks Vene poolel on väga-väga kasulik olnud kasutada. Ja siis ma iga kord, kui ma sellist küsimust kuulsin, nüüd ma pean otsast peale hakkama rääkima, et see ajakirjanik ei tea mitte kui midagi. Eesti on riik olnud siin Balti mere kaldal 1000 aastad ja no kõik see, ta ei tea mitte kui midagi. Ja see hakkas ära vesitama, sellepärast, et nad ikka ei saanud kõik pähe õppida selle ühe minu loengu pealt. Aga see terve probleem, selle ütleme, et kuni me taas ise seisvusime, kui ma olin veel Ameerikas, vaadati Eestit nagu väike, pisike, tubli riik, seisab seal vastu see kurja karu. See moment, kui me saime iseseisvust kätte uuesti, me olime järsku suur paha Eesti, kiusab vaeseid väikseid venelasi. Ausõna. Mõtteviisi muutus. Ja, väga dramaatiliselt. Ja selle vastu me oleme pidanud nüüd rabelema ja võitlema kõik need aastad tegelikult. Meil on olnud iga sorti positiivse hõlmamise poliitikat ja kõike muud, aga ikka on väga raske seda ületada. Ja selle juured muidugi, et see läks eriti moodi, on ühe Karaganovi nimeli. Tema siis töötas välja niisuguse toreda poliitika, et lähisvälismaa ja meie hõimlased, meie venelased, kes elavad teistes riikides, me peame nende huvide eest seisma ja ta isegi ütles välja, et need venelased, kes enam ei ela Venemaal ja elavad mujal, nad tegelikult ei ole meil negatiivne asi. See on meil väga suureks plussiks. Sellega me saame mõjutada ja mängida inimõiguste kaarti. Karaganovit mäletan mina väga hästi, sellepärast, et mina olin toona ajakirjanik ja ma kajastasin Boris Jeltsini tagasivalimist presidendi ametisse ja tegin Karaganoviga intervjuu. Ja toona ta oli selline, istus oma laua taga, tõusis pool püsti, pistis oma näpu mulle peaaegu nina alla ja ähvardas, et mitte kunagi teie eestlased NATO-sse ei saa, et meie lihtsalt ei lase. Et see oli jah, tema selline käitumisstiil ja mul väga hästi tänaseni meeles, et sellest kogu see doktriin, mis ju iseenesest on päris ebameeldiv lugemine. Ja, on küll. Et sirvides neid vanu asju, et tehes natuke ettevalmistust siia tulekuks, siis et külmajudinad tulid selja peale, sest ma mõtlesin, see jutt on nii sarnane kui see, mis me praegu kuuleme vaese Ukraina suhtes. Ja. See on nii sarnane ja need samad probleemid ja samad lääne reaktsioonid, see on nagu paha unenägu, mis kordub.
et selle asemel, et õppida midagi positiivset, nagu ma nii paljudele Ameerika kongresmeni ja senaatoritele omal ajal rääkisin, et see on tänu teile, tänu Ameerika mittetunnustuspoliitikale, et me saime vabaks. Ja see on omakorda ime, et Ameerika alustas selle poliitikaga 1940 ja pidas seda elavana, suurema ja väiksema eduga, aga pidas seda elavana aktiivse poliitikaga pool sajandit. Suure riigi puhul, see on fantastiline. Sa puutusid pressiesindaja ametis kokku ka väga paljude poliitikutega nagu Uffe Ellemann-Jensen ja tihti meil aeg-ajalt käis Eestis ju külas ka Max van der Stoel, kes ei jätnud enda teada oma õpetussõnu, mida me kõik peaksime tegema või mida me ei tohiks teha. Et millised olid sinu kokkupuuted nendega? Jaa, Uffe Ellemann-Jensen on väga vahva ja tema on muidugi esindab niisugust väikest vaprat riiki, nagu Taani oli sel ajal ja siis Island oli ka vahvast. Nemad olid need esimesed, kes taas tunnustasid Eesti Vabariiki, kui me iseseisvusime. Et ja siis suurematel riikidel hakkas nagu häbi ja nad pidid tunnustama meie iseseisvust. Nii et tema on, nagu ta ükskord siin Eestis olles kõneldes siin selles sajandis, esines seal välisministeeriumis mingisuguse välispoliitika konverentsil. Ütles, mina olen külma sõja võitleja ja ma ei häbene seda ütlemast. Väga õige, aplaus. Ja siis Max van der Stoel oli nagu öö ja päev. Et tema paistis nagu tal ei ole südant, mis on natuke kole asi ütelda, aga mul on üks sõber tema maalt, üks Mr. Reutering, kes on väga-väga ärritatud iga kord, kui Hollandist tuleb mingisugune totakas ütelus või kui Max van der Stoel midagi ütles, et mis oleks juhtunud, kui meie riik oleks jäänud sakslaste alla ja me ei oleks saanud vabaks, kas me oleks siis aktsepteerinud seda. Ja on palju häid argumente, aga tavakodanik midagi mõju tal eriti ei ole, aga hingega Eesti kaitsja ja õppis eesti keele ära ja Ronald Reutering, täitsa fantastiline. Aga meil on palju niisuguseid sõpru. Aga see Max van der Stoel, tema, ma mäletan kõige selgemini, oli ühel pressikonverentsil ja jälle oli see olukord, kus ajakirjanikud ei küsinud eriti küsimusi. Ja ma teadsin, siin on väga vajalik, et küsitakse. Mina ei juhtinud pressikonverentsi, mina istusin nagu teiste inimestega seal rahva hulgas ja mina siis küsisin. Ma ei mäletagi täpselt, mida ma küsisin, aga see oli tema jaoks ebameeldiv küsimus. Ja pärast, kui see pressikonverents oli üle, siis ta kutsus mind enda juurde, hästi pikk mees ja ma olen ka pikk naine. Ja see, ma raporteerin teid, et see oli teie ametikohaga mitte sobilik käitumine, et te esitasite küsimuse ja et nüüd me anname sellest teada kõrgemaltele instantsidele. See okei. Laske käia. Aga selliseid hoiakuid oli mõningad, mitte väga palju. Tema oli nüüd eriti särav või tuhm eksemplar. Aga oli mõni ka teine, kes Saksa saatkonnas oli vahetevahel niisugused, kes nagu ka olid väga mures. Aga see pidev järeleandmine, inglis keeles me kutsume seda appeasement, järeleandmise poliitika. See ainult tekitab isu. Ma alati tõin selle võrdluse, et kui sul on üks paha poiss koolis, kes teisi kiusab ja peksab ja niimoodi ja sa lihtsalt annad talle kommi ja ütled, ära nüüd enam peksa. Ta peksab edasi ja võib-olla rohkemgi, et saab võib-olla veel ühe kommi.
et see on seesama, see tundub nagu nii primitiivne analoogia, aga ta on väga sarnane, kuidas riigid käituvad. Nagu lapsed. Miks me ei õpi sellest? Ma ei tea. No mõned oleme õppinud väga palju. Millegipärast me ei suuda neid teisi õpetada. Või nemad ei suuda oma hirmust üle saada. Kui meil oli kohtumine vanema George H.W. Bush, W. Bush Valges Majas, kui olid need hirmsad sündmused 91. aastal, kui inimesi tapeti Vilniuses ja oli Lätis ka ohvreid, siis tema argument oli seal, et oi, meie ei taha põhjustada teist Ungarit, et kui teie hakkate rohkem lootma iseseisvuse peale, et siis võib juhtuda nagu Ungaris juhtus. Ja ma siis ütlesin, et härra president, et see on nüüd minevik ja praegu on hoopis teine olukord. Ja et ungarlased tõusid üles mitte sellepärast, et Ameerika Hääl ja Vaba Euroopa Raadio neile ütlesid, et tõuske ja mässake, vaid sellepärast, et nad nägid, mis üle piiri seal juhtus. Teised inimesed olid vabad ja nemad olid orjuses. Ja siis ei, see ei mõjunud. See oli, tema argument oli, et me ei taha enam niisugust kordumist, niisugust Ungarit. Noh, siis sai oma Tšehhi, eks ole. Kui sa nüüd tagasi vaatad ka oma välisministeeriumis oldud aegadele, et mis on need omadused või mõtted, mis sind nagu valdavad, et nendele aegadele tagasi vaadates ja mõeldes sellele, et täna neile, kes on täna diplomaadid ja kes täna seda tööd teevad, et mis on need kõige olulisemad omadused või mõtted, mis sa teile kaasa annaksid? No olla kindel, mille eest sa seisad. Et tunne oma Eesti ajalugu. Ikka vaprad inimesed, nagu Trivimi Veliste armastas ütelda, et me seisame hiiglaste õlgadel. Et see on esimene asi, kui sa tead oma materjali ja meil on õilis, hea asi, siis on kerge selle eest seista. Et ära karda, tee asja selgeks, ole viisakas, ole haritud ja kui vaja, siis pane neid nutma. Sellepärast, et see ikka töötab. Pisar silmis ja siin sa võid ehitada selle peale, et mis eelkäijad on kõik teinud. Mul on mitmed kongressmenid Ameerikas ütelnud, no jah, et ma hakkasin üldse huvi tundma, kui ma olin laps ja minu naaber oli Leedust tulnud. Kõik need inimesed, kes aastad ja aastad on rääkinud sellest, harinud väga palju inimesi. See on kõik baas, millest võib ehitada edasi. Ja mida veel peab tegema, on olema julge. Et ma vaatasin, kui mina olin pressiesindaja, et vahest ma ei saanud võib-olla kirjutada see pressiteadet nii hästi, kui me oleks võinud teha, sellepärast oli kartus, et äkki me eksime. Et vaatame, mis Euroopa teeb, vaatame, mis Ameerika teeb. No tihti oligi õige asi, aga me jäime väga hiljaks selle ootamisega, et mis need teised teevad. Nii et ei maksa väga palju oodata. Kui asi on õige ja sa oled kindel oma faktides ja mis on vaja, siis tuleb sellega välja käia. Ja ära kunagi maga ühtegi võimalust maha. Ma toon nüüd võrdlusi hoopis niisugusest piketeerimisest, meeleavaldustest, aga me korraldasin väga palju neid Ameerikas. Ja oli alati vaja mõtelda, oi, täna on Shevardnadze on teel Valgesse Majja, me ei saa mingisugust suurt piketti kokku, mis me teeme, üürime ühe mõna vangi mustvalge kostüümi, võtame üks roostes kett ja paneme karu kostüümi kellelegi teisele peale ja Tartu silt talle kaela selle vangile. Ja seisame lihtsalt seal Nõukogude Liidu saatkonna juures. No see väike tänavateater töötas. Shevardnadze tuleb oma suure limusiiniga välja, näeb, midagi seal on.
peatab oma autot tänava keskel Washingtonis. Viipab meile. Tulge siia. No siis läksime ja rääkisime ära. Paistis, et ta natuke sai inglise keelest aru. Ma ei ole kindel, kui palju, aga talle tõlgiti. Ja seletasime ära, et vaadake Glasnost ja Perestroika, aga nüüd see vaene N. Tartu ikka istub seal Gulagis, et ammu oleks pidanud vaba olema. Siis läheb edasi, sõidab ära. Ja siis oli minu teine väike nõuanne. Alati mõtle, mida veel sa saad teha. Nüüd mõni teine inimene oleks läinud koju ja oma sõpradega kõrtsi joonud õlut ja vau, et me saime Shevardnatsiga kokku ja vaata nii. Mina võtsin oma 25 sendised välja ja läksin telefoniputka juurde ja hakkasin helistama üksteise järele. Washington Post, kus te olite? Me saatsime teil pressiteade, kas te teate, mis juhtus? Associated Press, kas te teate, mis juhtus? Associated Press uskus mind, tegi väikse nupu sellest. See olles niisugune agentuur, see läks laiali üle Ameerika. Ja see tegevus, mitte et ma nüüd ennast kiidan, aga seda me võiksime kõik teha, et meil on väike maa, väiksed ressursid, aga me oleme targad ja jõulised tegelikult. On see viimane 5%. Alati mõtle, kas on midagi veel, mis ma saan teha, ühe pressiteate veel saata, ühel inimesel veel helistada ja siis ütled, nüüd ma olen kõik teinud. Nende heade soovitustega ongi meil tänane jutuajamine läbi saamas, et suur aitäh sulle, Mariann, ja soovin sulle jätku ja edu ja ma loodan, et sa saad ka oma järgmise raamatu kenasti valmis ja see ilmub varsti. Aitäh sulle. Ja, et kui keegi pole lugenud, siis ma väga soovitan, ma lugesin uuesti ise ja ma sain väga teada, et on päris hea. Ja teine väga tähtis asi on ikka see Eesti Kongress, et me seda ei unusta. See oli nagu niisugune, nagu Ungari ülestõus oli minu jaoks niisugune defining moment, siis see Eesti Kongress ja kõik selle ümber. See julgus, kõik need inimesed, kui palju inimesi siin vabatahtlikult töötasid, tegid, viisid selle läbi. Ja süda mul tilkus verd, kui ma nägin, et osa ajakirjanikke jooksid ära Vilniusi. Et Vilniuses pidid välja kuulutama iseseisvumist. Ja meie ei teinud seda Eestis, meil ei olnud seda jõudu. Aga see oli rohkem seksi, nii et nad läksid Vilniusse ja jäid tõelisest loost ilma. Nii et rohkem julgust ja rohkem algatust, algatusvõimet ja jõudu. Ja. Aitäh, Mariann! Aitäh!